Ilusat neljapäevast hommikut televaatajad. Teie vaatate TV3 ja Võidustuudiot. Mina olen teie saatejuht Kadi. Enne kui mängu peale käime, tutvume ka reeglitega. Kindla peale pead olema vähemalt 18 aasta võrra noor või vana. Pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2,50 €. Ka siis, kui siin stuudioliinile ei valita ja keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. All ekraanil on ka mängureegleid jooksmas terve saate võrra ja kõige täpsemalt on kõigest lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustuudio.ee. Nüüd on aga mäng selline, et kõigepealt seletame auhinnafondist. Tõepoolest, sinu silmad näevad õigesti. Sinna on laekunud 1300 €. Neljapäevane hommik on nimesid täis, kellega omaks saab selline summa. Kuna eelmistel hommikutel pole välja jaganud suuri summasid, nii et nüüd oleme tõstnud saatejagu siis siia neljapäevasse TV3 hommikusaatesse, meie eelmised hommikusaate ülearused rahad nii-öelda. Kaotsi ei laseme midagi, sinul on aga võimalus tervenisti see endale võita, kui arvad ära, mis on loomariigi esindaja, mis on õige vastus ümbrikus peidus. Ütle ka julgelt mulle siia ette ja tähed, need on siin silmees. Täna on toredad tähed, ilusad värvilised, mulle meeldib. Jahvipärdik, see natukene häirib võib-olla sinu keskendumist, aga tähed on olemas. Kasuta kas või korduvalt neid, aga peaasi, et on mingi vastus kätte leitud. Mingi loomariigi esindaja, ükstapuha mis. Mõtle siis laiemalt, neid on igasuguseid. Ahv on siin ainult näide, lihtsalt. Pärdik ripub siin, aga tähed, need on olulised. Kasuta siis ainult neid tähti. Ja 1300 € saab sinu omaks, kui pakud õiged tähed välja, ehk loomariigi esindaja, mis on õige vastuse ümbrikus olemas. Edu, kallid televaatajad mängu, nüüd tasub telefon täis laadida, hea, mugav asend diivanisse sisse seada ja hakata enda poole meelitama 1300 €. Tähed on siin, sirvi need üle ja vaata, mis on see loomariigi esindaja, mis saad sina sealt kätte. Ütle ka julgelt liini pidi ette 900 1020. Võid ka korduvalt välja valida, siis on paremad võimalused liinile saada. Ilusate neljapäeva hommikut soovin kellegile ja 1300 € rahas ära siis ka soovin sinu poole saata. Tarvis on ainult ära arvata, mis on seal ümbrikus peidus. Kui on vanust 18 aasta võrra, siis valja ka välja 900 1020. Kohe, kui on mingi vastus leitud. Oi, kuidas ma tahan seda summat välja jagada. See on siis tõepoolest selline rekord suur summa, mis meil seal on. Mina ei ole näinud auhinnafondis sellist summat vaevalt on olnudki siin Võidustuudios. Vähemalt hommikuti kindlasti mitte. Ja kohe saate alguses juba. Nii et nüüd, kui mängida tahad, siis nüüd tasub kindlasti täna mängida. Ma loodan, et arvad ära siis selle õige vastus ümbriku. Paku julgelt välja, mis on neid tähti kasutades võimalik üles leida. Loomariigi esindaja, neid on ju siis karvaseid ja sulelisi ja igasuguseid. Mõtle aga laiemalt, vaata neid tähti. Need on mu lemmiktähed siiamaani, mis on kunagi siia eetrisse jõudnud, kuna seal on rohkem värvi ja särtsu sees. 1300 € aga saab ka värvi ja särtsu ka sinu ellu selle summaga. Teeni see endale. Tööots on siin, see on sinu töömaa, kallis televaataja. Tuleb lahendada siis ülesanne ära. Hallo, ilusat neljapäevast hommikut, kes seal Poliini esimene õnnelik helistaja? Eha olen. Eha, ja mis teie pakute, mis on õige vastus ümbrikus olemas? Loomariiki küsisite, jah? Jaa, loomariigi esindajad. Tähed on seal ekraanil olemas. Korduvalt võite ka kasutada tähti. Ma kohe, üks moment. Nii, mis on siin? Korduvaid tähti võib ka, jah? Võib kasutada korduvalt. Peaasi, et midagi kohe peatselt välja pakute. Aeg jookseb. Aeg. Ma olin nüüd praegu esimest seda, mis see algus oli. Meil ongi täna, see on esimene mäng. Me ei ole vooru veel vahetanud. Nii et see sama mäng on. Ja. Nüüd pakkuge aga julgelt välja, ma pean kahjuks hakkama arvestama aega. 3. Pakkuge midagi. Mis seal loomariigis on siis? Ahvid või?
Kui tähti on selle võrra, võite pakkuda ka selle. No see tuli sult välja sealt, äkki pakudki selle? Vähemalt midagi, kõneaeg saab läbi ka meil siin. No pakume siis ahv, teeme niimoodi, vaatame, kas on ahv. Vähemalt see on leitud ahv. Kontrollime üle. Ei olnud kahjuks ahv, aga väga hästi pakutud. Nüüd on vähemalt ahv rippumas tassitud siia. Oi, ekraani tahvlile. Nii, kirjutame valed vastused siis ekraanile. Ärge kasutage neid vastuseid, mis jõuavad tahvlile. Ahv, esimesena, siin ta on. Mina otsin oma kurgi üles siit kuskilt stuudiost. Käes. Markerile kord peale, aga nüüd, kallis televaataja, nüüd on sinu kord pakkuda nendest tähtedest mingi koosnev loomariigi esindaja, mille sina leiad sealt. Paku julgelt ette. Ole meie teine helistaja TV3 Võidustuudio hommikusaates. Mis on sinu pakkumine? Hallo, ilusat hommikut sinna. Kes olete teie ja mis on teie pakkumine? Minu pakkumine on kotkas. Kotkas, aitäh vastuse eest, kontrollime kohe üle. Kahjuks ei olnud kotkas, aga hea pakkumine. Hea mänguvaim on sees meil, jätkame samas vaimus. Kotkas. Kotkas ja ahv, need on ainuksena või need 12 tükki on jõudnud tahvlile ära, siis neid pakub. Ükstapuha, mis muu loomariigi esindaja. Julgelt siia Võidustuudiosse. Ütle aga, mis on neid tähti kasutades. Millise loomariigi esindaja leidsid sinu silmad ülesse? Vaata hoolikalt. Natuke nõksu keskendumist nõuab, muud pole vaja. Vanust ka 18 aasta võrra vähemalt. Seda soovime, mitte ei soovi, vaid lausa nõuame. Pidage ka meeles, tegu on tasulise numbriga. 2,50 € on iga registreeritud kõne siia poolega. 1300 € on laekunud auhinnafondi. Ja see, kallis televaataja, on sinu päralt. Sinu päralt on 1300 €, kui pakud neid tähti kasutades õige vastuse, mis on seal ümbrikus olemas. Tule siia vastusega liinipidi, jõua mulle siia. Kui oled esimene, kes ütleb selle ümbrikus oleva loomariigi esindaja mulle siia, siis ongi 1300 € välja teenitud. Sinul hea tööga. Töömaa on siin, vaata neid tähti. Sirvi üle. Mina nii kaua püüan siis tolmukübemeid, kui kolmas helistaja jõuab liinile. Kes pakub välja? Mis pakub välja? Kasuta ainult neid tähti, ilusad värvilised tähed, kas või korduvalt. Korduvalt võid ka helistada, korduvalt võid ka pakkuda ja korduvalt võid ka võita sama saate jooksul, nii et kui nüüd jääb õnge otsa sul õige vastus, leiad neid tähti kasutades ülesse ja võidad endale 1300 €, nii ma loodan, siis võid ka korduvalt võita, võid tagantjärgi hiljem veel helistada, siis paneme uue mängu käima muidugi. Aga nüüd see ülesanne on tarvis ära lahendada. 1300 € on tarvis õhku lasta siit koos ilusa päiksega. Või noh, natuke nigel ilm, aga see, et ilm on väljas nigel, ongi ju parem. Mänguvaim siis püsib parem, ei ole kipu need jalad sinna sammuma ukse poole, välisukse poole. Nüüd aga oleme kodustuudiotes aktiivsed, valime välja 9.00 10.20 kas või korduvalt. Peaasi, et õige vastus jõuab siia stuudiosse. 1300 € on see õige vastus väärt. Ja see on sinu raha. Kui sul on vanust 18 aasta võrra, tead, et tegu on tasulise numbriga ja vastus jõuab siia liinile ka. Mulle meeldiks raha välja jagada, aga neid tähti, neid on tarvis sirvida. Arvestame ära, kui mitu tähti on. 17 tähti vist. Hallo, ilusad hommikut sinna. Kes on meie kolmandaks helistajaks täna? Ja mis on teie pakkumine? Piret. Piret, tervist, ilusad hommikut. Mis on teie pakkumine? Mis leidsite? Pakun Nina Sarvik. Nina Sarvik, hästi pakutud, kontrollime kohe üle. Nina Sarvik kahjuks ei olnud täna ümbrikus. Aga jätkame. Samas vaimus, aitäh kõne eest. Nina Sarvik kirjutame siis tahvlile nagu kõik ülejäänud valed vastused. Nina Sarvik, kotkas ja ahv. 3 vastust, ära neid pakub, aga iga vale vastus on üks samm lähemale sinu võidule, milleks on 1300 € laekunud erakordne hommik. Väga ilus. Päiksesära ja rahasära saab olema sinu kodustuudios ka peatselt, ma loodan, 1300 € võrra. Saad ennast õla peale patsutada tubli töö eest. Hallo, kes on meie 4. helistajaks? Ilusat hommikut teile. Nina Sarvik. Hästi pakutud, kontrollime kohe. Hallo, kas te kuulete? Ja kuulen. Ja mis on teie vastus?
loomari. Vabandust? Korrake palun, mis oli teie vastus? Hobune. Hobune, kas ma kuulsin õigesti? Hobune ei olnud kahjuks õige vastus, aga aitäh vastuse eest. Hea pakkumine oli. Hobune on hea loom. Kirjutame hobune tahvlile. Kõik loomad on head. Kõigil on tähtis roll siin planeet Maal. Nüüd aga otsime endiselt loomariigi esindajad. Neid tähti kasutades on sinu silmad võimelised kindla peale üles leidma selle õige vastuse. Ümbrikus seal ta on peidus. Ütle ka julgelt ette, mis on sinu mõttes mingi loomariigi esindaja, mis leidsid sina neid tähti sirvides. Palju on värvilisi tähte. Neid tähti võid ka korduvalt kasutada, aga õige vastus peab olema leitud siis ainult neid tähti kasutades. Ütle julgelt ette, mis on sinu pakkumine. Ja võidustuudio liini number, see on endiselt 900 10 20. Ootan sind siia, kes on meie 5. helistajaks. Nüüd, kui tasub kunagi mängida, siis ma võin öelda, et see on see nädal, selline nädal, et auhinnafond on hommikusaadetes meil kerkinud nüüd 1300 euroni. Muidugi, kui täna välja ei jaga, kui ma tean, et keegi arvab ära, aga kui ei arvaks ära, loomulikult tõstame selle auhinnafondi siis homsesse saatesse kaasa ja paigaldame tagasi siia auhinnafondi. Aga nüüd, kallis televaataja, sinul on võimalus ära arvata neid tähti kasutades, mis on küll see õige vastus ümbrikus olev mingi loomariigi esindaja, mis on väärt 1300 eurot. Helista kas või korduvalt 900 10 20, siis on paremad võimalused liinile saada, aga vahest võib piisata ka ühest ainsast kõnest, et võid koju kaasa viia. Olgu edu sinuga, vastus ka ja vanust ka 18 aasta võrra. Halla, kes on meie 5. helistajaks? Tere. Tervist. Olen Kaie. Kaie, tervist. Ja pakun sellist. Ja. Pakun kobras. Kotkas, hea pakkumine. Kontrollime üle, kas on kotkas. Ei olnud kahjuks kotkas, aga hea pakkumine. Jätkame samas vaimus ja võite alati uuesti ka pakkuda. Kotkas kirjutame siis tahvlile. Niimoodi, kotkas jõudis ka tahvlile. Otsime. Iga vale vastus on samm lähemale sinu 1300 eurole. Kas... Ai, kotkas meil oli juba. Mina ei pannud tähelegi. No, tõmbame kriipsu üle, kuna see oli korduvalt, aga kotkas oli. Nüüd on 2 korda jõudnud kotkas siis tahvlile. Kallid televaatajad, jälgime, mis toimub tahvlil. Ma kordan, mis seal on. Valed vastused on kotkas, ninasarvik ja hobune. Ärge korrake. Nende eest raha välja ei käi, aga 1350 eurot käin kellegile välja küll. Kuna see kerkib, vaadake, mis toimub ekraanil. 1350 eurot on sinu päralt, võta või jäta, soovitan koju kaasa võtta. Ütle ka vastutasuks mulle üks vastus. Mingi loomariigi esindaja, mis on võimalik kätte leida, üles leida sul neid tähti kasutades. Siis, kui on olemas, siis tasub välja valida 900 10 20. Kiirelt kärmelt ole esimene, kes jõuab liinile koos oma õige vastusega, mis on väärt 1350 eurot. Imeilus neljapäeva hommik, teeme sinu neljapäevast maailma parima. Rahasära täis ja päikest ka. Päikest südamesse ja hinge. Kergendust ka sinna hinge, aga raskust rahakoti vahele 1350 euro võrra. Olgu see sinu oma, kui on vastus olemas ja see on õige. Ja vanus ka 18 aasta võrra. Ilus hommik, mulle meeldib, kui on selline summa, kuna ma tean, et keegi saab ülimalt õnnelikuks sellise summa puhul. Halla, ilusat neljapäeva hommikut teile. Kes olete teie, mis on teie pakkumine? Tiiu. Tiiu, tervist. Ja... Tere. Ja minu pakkumine on tiiger. Tiiger, kontrollime üle. Kas Tiiu pakutud tiiger? Kahjuks ei olnud tiiger täna ümbrikus, aga võib-olla mingi teine päev on. Aitäh pakkumise eest. Kirjutame üles. Tiiger. Oi. Tiiger, hobune, ninasarvik, kotkas ja Need on nüüd siis valed vastused, mis jõudsid juba tahvlile ja osutusid siis tõepoolest valedeks vastusteks. Tähendab seda, et nendega raha me ei teeni, aga mingi muu loomariigi esindaja, mis on võimalik üles leida neid tähti kasutades, kas või korduvalt, on võimalik võita sinul 1350 endale
350 eurot endale, kui oled esimene, kes jõuab koos oma õige vastusega siia stuudioliinile. Ja selleks on ju teada tuntud number 900 1020. Kui oled esmakorda mängija, tutvu ka reeglitega, siin jookseb neid all ekraanil terve saatejagu ja www.voidustuudio.ee, seal on kõigest paremini lahti seletatud. Sirvi üle teadmiseks küll, aga ühe asja muutsime, et sama saate jooksul võid kas või korduvalt võita, selle asja oleme muutnud, nii et tasub tegutseda. Võida kõigepealt endale 1350 eurot ja siis vaata, mis mäng uuesti peale käime, aga kõigepealt on tarvis see välja lennutada. Ja enne seda, et ma seda saan teha, on ju tarvis ümbrik lahti mudida. Anna mulle põhjuksel avada sinu õige vastusega, teen seda kohe. Kohe, kui ütled selle siia liini pidi, mingi looma riigi esindaja. Mõelge siis kallid televaatajad laiemalt. Tahvlile on jõudnud kotkas, ninasarvik, hobune ja tiiger. Sile, karvaseid ja üks suleline. Selle võrra on siis loomariigi esindajad jõudnud juba tahvlile. Paku vabalt, pakut vabalt. Selles mõttes vabalt, aga muidugi neid tähti kasutades peab see toimuma. Ütle ka julgelt ette, mis on see sinu vastus? 1350 eurot. Hallo, kes on seekord 1350 euro jahil meil seal pool liini? Tere, Margus siin mul. Margus, tervist ja mis on teie pakkumine? Leopard, kontrollime üle, kas on Leopard. Ei olnud kahjuks, aga hea pakkumine, aitäh selle eest. Kirjutame tahvlile. Leopard. Niimoodi, nüüd jõudis ka Leopard tahvlile, nagu on ka seal tiiger, hobune, ninasarvik, kotkas ja Üks loomariigi esindaja on 1350 eurot täna väärt, täna hommikuses TV3 võidustuudios ja mina, Kadi, soovin sinu poole lennutada 1350 eurot. Anna ka põhjus, ütle see loomariigi esindaja, mis on seal peidus. Ahvipärdik on pildil olemas, aga see jõudis juba esimesena vastusena tahvlile ja tahvlil on siis valed vastused. Kõik kenasti kirjas, tasub jälgida. Ära neid paku. Ükstapuha mis muu, loomariigi esindaja. Nendest tähtedest. Leiad üles küll, kui keskendud, saad sellega hakkama. Nüüd tasub mängida, kallid televaatajad. Täna tasub mängida, täna tasub endale koju kaasa viia 1350 eurot. See on sinu oma, kui ütled vastu, tasuks mulle ühe õige vastuse, mis on ümbrikus olemas. Loomariigi esindaja. Neid tähti kasutades sa saad sellega hakkama. Usu endasse, mina usun sinusse. Kellegi hommik saab ilus olema. Ma loodan, et sul on õige vastus olemas. Ja kohe, kui jõuad õige vastusega siia stuudioliinile, siis käime uue mängu peale. Aga nüüd ma loodan, et lahendame selle ära. Kuna auhinnafond on kerkinud juba sinna maani. Oho, kes küll saab selle endale? Kes teeb enda neljapäevast ime ilusa? Tähed on ilusad, värvilised. Hallo, ilusat neljapäeva hommikut teile. Kes olete teie? Teile ka. Mina olen Rutt ja pakun dinosaurus. Dinosaurus pakutakse välja. Kontrollime üle. Ei olnud. Aga selle võrra, kallid televaatajad, ma võin teile öelda, et need loomad, mida me otsime siin mängustuudio ka, jah, võidustuudios, on alati siis eksisteerivad loomad ehk elus olevad loomad. Kirjutame ikkagi üles dinosaurus. Et kui sarnast looma, ma ei saa ette öelda, tegelikult ma hakkasin pakkuma juba. Ma ju ei tea, mis seal ümbrikus on, pärast reedangi ette kogemata mingi looma. Ei julge öelda mitte midagi, aga paku, kallis televaataja, sina mingi loomariigi esindaja. Kui sa ütleb mulle mingi elus oleva looma, siis 1400 eurot käin sinu poole välja. Ütle mulle, mis on see loomariigi esindaja? 1400 eurot, see on auhinnafondi laekunud. See on sinu raha, kui pakud mul õige vastus ette, mis on seal ümbrikus olemas. Õige vastus on sul silme ees, neid tähti kasutades saad sa selle kätte sealt. Kes otsib, see leiab. Ole see sina, kes üles leiab selle esimesena ja esimesena jõuad ka sina siia stuudioliinile, kui nii on. 1400 eurot saab sinu poole lennutatud koos kenade soovidega, õnnesoovidega, kuna sellist summat mina siit stuudiost vähemalt ei ole varasemalt välja jaganud. Ja minu mälu muidugi on prügimäel tavaliselt, aga ma arvan, et ma mäletaks sellist asja. Igatahes see on sinu raha, kui ütled mulle õige vastuse. Siia otse eetrisse. Olgu mänguõnn sinuga, kellel on seda raha tarvis. Mänguvaim on ka sees ja vanust on vähemalt 18 aasta võrra.
Sinul kallis televaataja on võimalus võita 1400 eurot endale. TV3 võidustuudio soovivad seda välja jagada, aga vastutasuks nõuame siis sinult 18 aasta võrra vanust. Pead ka meeles pidama, et tegu on tasulise numbriga ja mis oluline, vastust. Ootame stuudioliinile sinu vastust. 900 10 20. Sellelt numbrit võid teenida endale 1400 eurot. Tule siia liinile. Tule koos oma vastusega. Õige vastusega. Siis on 1400 eurot sinu oma. Mida teeksid sina selle rahaga? Kevadel jõuad üht kui teist peale hakata sellega ka. Jooge vahepeal vett ka. €1400 hüpnotiseerivad mu silmi. Sellised numbrid. 4-kohaline number arv, summa on siis auhinnafondi juba laekunud. Kas sinul tuleb meelde selline hommik? Ma kahtlen selles, ma kahtlen. Igatahes, kui ei tule, siis nüüd õõrusilmad lahti ja vaata, see on tõepoolest tõsi. 1400 eurot on laekunud sinna. Hallo. Keegi on rahajahil siin, kes on seal pool liini ja mis on teie pakkumine? Marina pakub meile mingi loomarik esindaja. Madu on välja pakutud, kontrollime kohe üle. Ei olnud kahjuks, aga hea pakkumine. Te mõtlete laiemalt, on siin kotkast ja madu ja igasugu karvalised ja dinosaurused on küll selle võrra vale, et ärme selliseid pakku siis. Nüüd oli aga madu, kirjutame sellega tahvlile ja kallid televaatajad, vaadake, mis tahvlil toimub. Kuna tahvlil on alati valed vastused siis kirja pandud, et sina ei pea neid kordama, kuna need on need vastused, millega raha välja ma siit stuudiost jagada ei saa. Ja need on kotkas, ninasarvik, hobune, tiiger, leopard, madu ja mitte eksisteeriv dinosaurus. See on siis selles mõttes võiksin kriipsu üle tõmmata, et selliste puhul me raha välja jaga. Me ei otsi selliseid kunagi teadmiseks ka tulevikku siis sulle. Aga iga nendest vastustest võib muidugi olla mingi teine saade õige vastusega. Täna on õige vastus väärt 1400 eurot ja sinu töömaa on siin. Ahvi pärdiku all ripub nii mõnigi täht. Neid on piiratud, aga sina võid neid ka korduvalt kasutada. Mingi loomariigi esindaja, kui leiad ülesse, kirjuta kas või mitu tükki endale paberile ülesse, aga kui saad liinipidi ühendus, siis ütle ainult üks vastus korraga, nii nagu me oleme teinud ka. Aitäh selle eest. Ja selle puhul saan siis välja lennutada 1400 eurot, kui on sinu vastus õige. Õige vastus ümbrikus olemas. Palju õnne mängu, palju õnne soovin kellegile kohe peatselt 1400 euroga. Euro puhul ka, ma loodan nii. Paku julgelt välja, mis on sinu mõttes mingi loomariigi esindaja. See võib olla väärt 1400 eurot ja see kõne võib olla siis sinu elu üks tähtsamaid kõnesid, mis teed siia poole. 1400 eurot, ma tõepoolest südamest loodan, et ma saan selle välja jagada, aga selle puhul on õiget vastust ka tarvis. Tähed on piiratud, korduvalt võid kasutada. Ja keegi on liinipidi seal, hallo, ilusat neljapäeva, hommikut teile. Kes seal pool liini ja mis on teie pakkumine? Pakuks elevant. Elevant pakutakse välja, kontrollime kohe üle, kas on majesteetiline suur elevant. Ei olnud kahjuks, aga mõnus tark loom on elevant. Elevandi lontukene kirjutame siia. Huvitav, kallis televaataja, kas sinul on mingi vastus olemas, mis ei ole jõudnud veel tahvlile? Kui sinu mingi loomariigi esindaja, mis on sinu mõttes, võib-olla tuli see sinu unenägudesse. Kui on see neid tähti kasutades võimalik üles kirjutada, kontrolli üle. Kui on, siis tasub kindla peale telefon kätte haarata ja helistada ja keegi helistaski. Ilusat neljapäeva hommikut, kes seal pool liini ja mis on teie pakkumine? Merike, okassiga. Merike pakub okassiga. Kontrollime üle. Okassiga. Kas on? Ei olnud täna okassiga. Siia mul vist ei mahu. Kirjutame siia. Okassiga. Iga vale vastus on üks samm lähemale sinu võidule ja sinu võit on seekord täna laekunud sinna 1400 eurot.
1450 eurot hoopiski, kuna me kergitame seda eelviimast numbrit. Tore on öelda auhinnafondi puhul eelviimast numbrit. Tavaliselt ütlen keskmine number või viimane number, aga nüüd eelviimast, kuna 4-kohaline auhinnafondi summa laekunud sinna 1450 eurot. Ütle kallis televaataja vastu tasuks mulle üks loomariigi esindaja. Kasuta neid tähti. Võta telefon kätte, vali julgelt välja 900 1020 kas või korduvalt peasid, saad liinipidi ühendust ja ütled selle õige vastuse siia otse eetrisse. Midagi muud sa ei pea ütlema, kui ma nime küsin või kust oled pärit. Need on vabatahtlikud vastused. Peasid õige vastuse ütled, see on oluline. See peab jõudma otse eetrisse ja ma loodan, et peatselt jõuabki. 1450 eurot kellegi poole, tahan saata seda siit. Anna mulle põhjust ümbrik lahti teha. Kui avan ümbriku sinu vastuse puhul ja näitan ette, mis see on, ehk sul on õige vastus, siis see tähendab seda, et 1450 eurot saab sinu omaks. Ole see sina, kellel on seda tarvis. Mida teeksid sina 1400 euroga? Selle summaga võib nii mitugi inimest päikest püüdnud minna kas või välismaal, aga Eestimaale meil hakkab ju ka kevad pihta kätte jõudma ja suvi ka juba läheneb, suvine aeg vähemalt. 900 1020. Keegi on lähemal oma auhinnafondile, kuna vastuseid valesid selliseid on jõudnud selle võrra tahvlile ja me teame, et neid on vähemaks jäänud. Vastuse variante, hallo, kes seal pool liini ja mis on teie pakkumine? Raivo ja pakuks karu. Raivo pakub karu. Kontrollime üle, kas on karu. Ja. Ei olnud kahjuks, aga aitäh vastuse eest. Hea pakkumine. Jätkame samas vaimus. Kirjutame karu siia. Nüüd on siis tahvlil valed vastused. Ahv, kotkas, ninasarvik, hobune, tiiger, leopard, dinosaurus, madu, elevant, karu ja okassiga. Mis on puudu? Üks loomariigi esindaja on puudu sealt. Neid tähti kasutades on võimalik sul see üles leida. Seal on peidus üks loomariigi esindaja, mis tõepoolest neid tähti kasutades sinu silmad leiavad üles. Kui leiavad üles, siis ainuüksi vastusest ju ei piisa. On tarvis ka telefon kätte haarata ja valmis toksida 900 1020. Võta endale see võit, võta endale vii koju kaasa kodustuudiosse 1450 eurot. Soovin seda sinu poole lennutada, tõepoolest soovin. Aga vastust on tarvis. Ainult õige vastuse puhul saan seda teha. Ümbrikus on peidus üks loomariigi esindaja. Neid tähti kasutades leiad üles. Saad sellega hakkama, kui keskendud. Kahju, et ma nii väsinud olen. Muidu ma hõiskaks seda 1450 eurot, et on auhinnafondis selle võrra palju siin, et ei jõuaks sina isegi liinile mitte. 1400 eurot on imeilus summa. Ja keegi, ma loodan, et on liinipidi ühenduses ka. Kas on? Vaikus. Vaikus, ole sina järgmisena. Hallo, kes seal pool liini, ilusat hommikut ja mis on teie pakkumine? Tere hommikust, minu nimi on Reelika. Ma pakuksin poamadu. Poamadu pakub Reelika välja, kontrollime kohe üle, kas on poamadu. Ei olnud kahjuks poamadu, aga hea pakkumine, kirjutame tahvlile. Poamadu. Selline. Mina olen oma käega katsunud küll sellist hirmu äratavaga tähtis tegelane. Nii on kõik looduse tegelased, kõigil on oma roll ja meie peame neid austama ja hindama, nagu ka teisi inimesi. Nüüd aga pead ka austama seda summat või pead, kui tahad, kui soovid saada endale 1400 eurot, siis võiksid küll vaadata valmis sealt mingi vastuse, mingi loomariigi esindaja, mis veel ei ole jõudnud tahvlile, kuna tahvlil on kõik valed vastused, mis on helistatud siia võidustuudiosse üles kirjutatud, et sina, kallis televaataja, ei pea kordama, kuna nende eest raha välja käia ei saa, aga õige vastus, mis on leitud neid tähti kasutades, kas või korduvalt, kui on neid tähti kasutades leitud mingi loomariigi esindaja, mis ei ole veel tahvlil, täiesti võimalik, et see on just see, mida me otsime, mis on ümbrikus olemas, siis on see väärt 1450 eurot. Kui sina oled esimene, kes jõuab siia võidustuudio liinile koos selle vastusega. Ja täna hommikul tõepoolest tegime siis seda moodi, et eilse auhinnafondi tassisime siia saatesse, kuna see on selline suur summa ja kaotsi ei saanud ju lasta. Nüüd aga otsime sind siia liinile, ootame,
kes ütleb oma õige vastuse. Kohe, kui on öeldud õige vastus, käime uue mängu peale, aga see on tarvis ära lahendada. Oleme siis, tundub nii, et produktsioon on natuke keerulisemaks teinud selle. Proovime siis see nädal sedasi. Natuke raskema vastust, aga vähemalt on auhinnafond ka selle võrra suur. Nii on ju meie mängudega. Lihtsam lahter on alati väärt vähem raha kui suur ja raskem lahter. Nüüd siis aga otsime hoopiski loomariigi esindajad. Neid tähti kasutades sa leiad kallistele, vaata, sa leiad üles selle. Hallo, ilusad neljapäeva hommikut. Kes seal Poliin ja mis on teie pakkumine? Pakun nüüd siis hunti. Hunt? Pakutakse välja kontrollime üle, kas on hunt. Ei olnud kahjuks täna hunt, aga hea pakkumine. Aitäh selle eest. Hunt jõuab tahvlile. Meie maja läheduses hiilib 2 hundipaarikest. Oma silmaga ei ole nüüd näinud, aga naabrid nägid. Tore, mulle meeldib. Kuulsin küll põõsas üks õhtu midagi imelikku, aga tahaks näha hunti. Aga hunt ei olnud ümbrikus, vähemalt sealt ma seda üles ei leia täna, võib-olla siis metsast õhtu poole. Igatahes 1450 € on peatselt sinu oma. Kohe kui ütled õige vastuse siia stuudioliinile. Ja kallis televaataja, kui tuli kanalile alles nüüd, siis sina vaatad TV3 ja Võidu stuudiot. Meie otsime siin ühte loomariigi esindajat, mis ei ole jõudnud veel tahvlile, aga on võimalus üles leida. Võimalik leida siis neid tähti kasutades kas või korduvalt. Kui sul on vanus 18 aasta võrra ja tead, et tegu on tasulise numbriga, siis võta telefon kätte, vali kiirelt välja 9001020. Kohe kui leiad mingi vastuse, mis veel tahvlil ei ole. Kuna kui ta veel tahvlil ei ole, on täiesti võimalik, et see on just see vastus, mis sina ette ütled liini pidi. Õige vastus ümbrikus, kui ta on olemas, on see väärt 1450 €. Sinu raha. Võta või jäta. Hallo, ilusad neljapäeva sinna. Kes olete teie ja mis on teie pakkumine? Sarmas pakutakse välja. Kontrollime üle. Ei olnud kahjuks, aga hea huvitav pakkumine. Sarmas jõuab ka siis tahvlile nüüd. Kordame, mis on tahvlil. Sarmas, hunt, poamadu, okas siga, karu, elevant, madu, dinosaurus, leopard, tiiger, hobune, ninasarvik, kotkas ja ahv. Ahta ei ole ka, aga mingi muu ahvi all olevaid tähti, kui kasutad, sina leiad ülesse. See on kallid televaatajad teie töö. Teie töömaa on siin ahvi all. Ilusad värvilised tähed, kasuta neid kas või korduvalt. Leia mingi loomariigi esindaja, mis ei ole veel tahvlil. Selles mõttes tegelikult on tahvlil, et ümbrikus on ta ju olemas. Mis on tahvlil peidus, ütle see loomariigi esindaja. 1450 € sinule kohe, kui ütled selle. Pakud õige vastuse liini pidi mul ette siia Võidu stuudiosse. Lennutangi selle sinu poole teele 1450 €. Imesid juhtub ka neljapäeviti. Nii ta on. Elu on lust ja lillepidu peatselt kellegil. 1400 € võrra. 1400 €. Ei, 1450 € võrra kergem ja lustakam. Kuna sinna on selle võrra laekunud, see kasvab kogu aeg see auhinnafond seal. Ma loodan, et enam ei kasva, et keegi hoopis ütleb kette õige vastuse. Üks väike vihje, kallid televaatad. See loomariigi esindaja, mida me otsime täna, selles on vähemalt üks A-täht olemas. Nüüd me teame, et seal on vähemalt üks A-täht. Võib-olla 1, võib-olla 2, võib-olla 3, ei oska öelda, aga seda me teame, et vähemalt üks A-täht. Selle me tirisime sealt välja, korduvalt või ka kõiki tähti kasutada, nii et vähemalt üks A-täht. See lillakas A-täht või tumesinine, mis iganes ta on, vist on lillakat tooni. See tasub siis vähemalt, mitte ei tasu, vaid peabki välja tassima. Võta sealt veel mõni täht, kirjuta paberi peale, vaata, mis saad sina. Mingi loomariigi esindaja, mis veel tahvlil ei ole. Ümbrikus on peidus mingi loomariigi esindaja ja sinu töö on ette öelda mulle see liini pidi õige vastus. Kui vastus läheb täppi ja sinu vastuse puhul saan ümbriku lahti kiskuda ja leidubki see loomariigi esindaja sealt, siis 1450 € sinu oma. Muidugi, hallo, ilusat neljapäeva, kes seal Poliin ja mis on teie pakkumine? Tere, pakuksin Dingo. Dingo pakutakse välja, kontrollime kohe üle. Kas on Dingo? Ei olnud täna Dingo, aga hea pakkumine. Siia stuudiosse Dingo polegi just varasemalt jõudnud, vähemalt mina ei mäleta. Dingo, kirjutame tahvlile.
Niimoodi, seal on nüüd siis dingo, sarmas, hunt, poamadu, okas siga, karu, elevant, madu, leopard, tiiger, hobune, ninasarvik, kotkas, ahv ja siis see dinosaurus, mis ei ole kunagi meie saadetes õige vastus. Ei saa ka tulevikus olema, aga kirjutasin üles. Eksisteerivaid loomi otsime siis kallitele, vaata, et eksisteerivaid, ükstapuha kust maailma kolkast, aga peaasi, et on eksisteeriv. Mingi loomariigi esindaja siiamaani ümbrikus peidus, seal ta on, tähed on siin, vaata, mis tähti seal on, sirvi üle, tiri mingid tähed sealt välja ja kirjuta riba paberile, vaata, kas tuleb mingi loomariigi esindaja välja. Kui leiad ülesse, siis ära enda teada hoia seda vastust, vaid vali julgelt välja 9.00.10.20, kuna täna on sinul võimalus võita 1450 eurot enda omaks. Selline summa, nüüd tasub olla ärkvel, nüüd tasub ka tegutseda ja välja valida kas korduvalt meie stuudioliini number 9.00.10.20. Sellist summat ei ole varasemalt nähtud ja vaevalt ka näeme. Nüüd tasub enda poole meelitada see kena 1450 eurot. Ole see sina, kes võidab selle endale. Kasuta ainult neid tähti. Sa saad sellega hakkama. Mingi loomariigi esindaja, mis veel ei ole tahvlile jõudnud. Aga ümbrikus on peidus. Hallo, ilusad päevad teile sinna. Kes olete teie? Mis on teie pakkumine? Mina pakuks ai. Kahe tähega A ja I. Ai. Kontrollime üle, kas on ai. Ei olnud kahjuks ai, aga ma pean tunnustama, et mina ei teagi, mis on ai, aga kirjutame üles. Vähemalt mulle meeldis, kallis televaata, kuidas te ütlesite ilusasti ette, te arvasite, et mina seda looma ei teadnudki. Kuidas see kirjutatakse? Väga hästi mängitud. See ei ole muidugi teie töö ette öelda, kuidas kirjutama pead. Markerid lendavad ja aga õige vastus võiks lennata peatselt siia stuudiosse. Mis küll on see, mis on ümbrikus peidus. 1500 eurot sai laekuma auhinna fondi, kallid televaata, et nüüd tasub tegutseda. Jõua oma vastusega siia võidustuudiosse. Üks vastus on väärt 1500 eurot. Ainult ühe vastusega. See võib toimuda ühe kõne jooksul. Olgu see üks parimaid päevi sinu elus. 4. päev, 10. aprill. 1500 eurot sinule, kohe kui ütled õige vastus ette. Tähed on seal, kasuta ainult neid tähti. Kas või korduvalt, aga peaasid leiad üles selle vastuse siis neid tähti kasutades. Sa saad sellega hakkama, kui sa keskendud. Ma tahan ümbrikut lahti teha, ma tahan lennutada rahasid. 1500 euro võrra on võimalus mul seda teha, aga vastust. Seda on tarvis. Kohe kiirelt siia stuudiosse. Ma olen rahutu, nagu ka tavaliselt, aga nüüd on mul põhjus seda olla. 1500 eurot on kellegi oma. Pääsen oma lemmik hobi kallale peatselt, ma loodan nii. Kui sul on õige vastus, mulle vastu tasuks öelda. Siis saab see teoksi. 1500 eurot lennutatud koos kevadise päiksega sinu poole teele ja sina saad hakata juba unistama, mida sellega peale hakata kevade jooksul. Või hoiad alles või annetad ära, mis iganes. Loomade varjupaikadel on alati raha tarvis näiteks. 9.00.10.20. Loomariigi esindajad otsime meie 10. aprill TV3 võidustuudio. Ole sina meie tänane võitja. Peaauhinna fond on selline nagu 1500 eurot. Pange tähele, et seal enne number 5 on tõepoolest number 1 ka ja 4-kohaline on see arv siis 1500 eurot. See on imeline hommik, kui sa ärkasid alles üles ja hõõrud seal silmi lahti ja mõtled, kas näed luulusid. Hei, kallis televaataja, see on täitsa tõsi, mis seal toimub. Tõepoolest, auhinnafondi on siis laekunud 1500 eurot. See on sinu raha, kui ütled mulle vastutasuks ühe loomariigi esindaja, mis veel ei ole jõudnud tahvlile, küll aga on ta ümbrikus peidus. Paku julgelt 9.00.10.20, kas või korduvalt. Peaasi, et oled täisjaalne. Hallo, ilusat neljapäevast hommikut. Kes seal Poliin ja mis on teie pakkumine? Aitäh. Mina pakun hamster. Hamster pakutakse välja, kontrollime üle, kas on hamster. Ei olnud kahjuks, aga hea pakkumine. Hamster, kirjutame tahvlile. Hamster, AI, dingo, sarmas, hunt, poamadu, okas siga, elevant, karu, madu, leopard, tiiger, hobune, ninasarvik, kotkas, ahv.
Need on valed vastused, mis on jõudnud juba tahvlile. Ära korda neid, kuna nende eest välja raha jagada ei saa. Küll aga õige vastuse puhul, mis on ümbrikus olemas, neid tähti kasutades on see võimalik sul üles leida. Lennutan sinu poole teele 1500 eurot. Ütle mulle õige vastus. 900 1020 on meie võidustuudio liininumber. Helista kas või korduvalt, pidage ka meeles, et tegu on tasulise numbriga, aga pidage täna ka kallid televaatajad meeles, et 1500 eurot on laekunud auhinnafondi ja see on kellegi oma. See on kellegi oma raha. Ütle mulle vastus, mis on seal õige vastus ümbrikus olemas? Mingi loomariigi esindaja peidab ennast seal. Neid tähti kasutades on võimalik sul see üles leida. Ühe sõnaga vastus on ju tegelikult sul silmees. Tähed on sassis. Panen need õiges järjestikku. Hallo. Ilusat neljapäeva hommikut teile. Kes olete teie ja mis on teie pakkumine? Siga. Siga? Hea loom. Kontrollime üle. Ei olnud kahjuks siga, aga üks mu lemmikumaid loomi. Puhas nagu mis? Siga. Seal on nüüd ka siis siga jõudnud tahvlile, aga sigaga ei olnud õige vastus. Ega ükski nendest, mis siin tahvlil on. Palju vastuseid olete helistanud, aitäh selle eest ja tänu sellele on kerkinud auhinnafond endisestki suuremaks. 1500 euro võrra on raha välja jagamiseks. Keegi võitkus endale, ole see keegi sina, paku mulle julgelt välja mingi loomariigi esindaja, kasuta ainult neid tähti. Ja ainult seda numbrit tasub nüüd, sellel hetkel tasub ainult seda numbrit kasutada. Muidugi, kui mingit töökõne nüüd just ei ole, aga 900 1020 tööots on sul siin, kallis televaataja. Siit, kui lahendad selle ära, ütled õige vastuse mulle, siis oled teeninud endale 1500. Tänase raha sulle kohale ei jõua, tuleb aga palk, nagu palk tagant järgi. Ka sellest on meie veebilehel ja mängureeglitest. Kõigest on kirjas www.voidustuudio.ee. All ekraanil on ka mängureegleid jooksmas. Miski pole muutunud, ainult see, et mängida oled alati võinud mitu korda, kas või päeva jooksul, aga nüüd sama võitja võid olla ka sama saate jooksul. Piirangud on maha võetud. Nüüd on sinul võimalus võita siis 1500 eurot endale ja kui oled võitnud selle, loodan, et saame uue mängu käima panna ja siis võid veel uuesti ka võita. Aga teeni kõigepealt endale see 1500 eurot. Ole see sina, kellel on seda tarvis ja õige vastus on olemas. Vanust ka 18 aasta võrra ja mänguvaim olgu hea sees ja õnn ka. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seas siia liinile. Päris mitu inimest on valitud juba, aga nüüd ma loodan, et on sinu kord ja nüüd on ka sinu kord öelda õige vastus. Kasuta ainult neid tähti. Sa saad sellega hakkama, aga ma vaatan, viskasin pilgu peale kellale ja tõepoolest tundub nii, et püüab järjekordselt ta päeva kinni. Nüüd on aga tarvis sinu vastus siia võidustuudiosse, kuna ma soovin välja jagada 1500 eurot. Hallo, ilusat neljapäeva, kes olete teie, mis võiks olla õige vastus ümbrikus olemas? Andrus olen. Andrus, mis te pakute mulle? Hallo. Ja Andrus, tervist, mis te pakute? Rebane. Rebane, kontrollime üle, kas on rebane. Ei olnud kahjuks täna rebane, aga kirjutame tahvlile. Kavalpea rebase. Nüüd on ka rebane leidnud tee tahvlile, nagu ülejäänud valed vastused ka. Nüüd on aga sinu kord pakkuda mingi õige vastus vaid siia stuudioliinile ette, kui see läheb täppi. 1500 eurot lennutan sinu poole teele. Anna selle jaoks põhjust. Vaata neid tähti. Kui leidsid sealt mingi loomariigi esindaja, mis veel ei ole tahvlile jõudnud, küll aga on õige vastus ümbrikus peidus, oled sina teeninud endale 1500 eurot. Hoian sulle pöialt, kallis televaataja. Ma tõepoolest hoian sulle pöialt. Ma soovin seda lennutada välja. 1500 eurot. Ilusad tähed, värvilised ja neid võid tõepoolest ka korduvalt kasutada. Ja me ju teame üht asja, et selles on vähemalt üks A-täht olemas. See on meil vihje antud siia ekraanile juba. Nii et A-täht olgu siis kinda peale sees. Nii te oletegi pakkunud. Hamster, siga, rebane. Väga hästi mängitud. Te mängite täna väga hästi. Ainult Kotkas on jõudnud siis 2 korda eetrisse siia tahvlile. Muidu olete jälginud väga kenasti. Mulle meeldib. Aga mulle meeldib veel rohkem, kui keegi ütleb õige vastuse ka, mis on väärt 1500 eurot. Ole see sina. Paku julgelt välja. Kui läheb täppi, siis tõepoolest 1500 eurot on hea põhjus mul sinu poole lennutada. Saata siit natuke päikest ka stuudiost kaasa. Palju õnne ka. Seda saad sa endale ka soovida. Õla peale ka patsutada. Tubli töö eest. Tubli töö on tarvis ära lahendada. Mingi loomariigi esindaja. Leia üles, mänguaega enam pikalt alles ei ole.
saatega alustame siis tänapäeval 5 minutit varasemalt, nii et hilisemalt vähemalt 9.00 olge siis platsis. Ka homme hommikul täna mängime muidugi TV6-ga kella 2-3-ni. Nüüd oli keerulisi mäletada numbreid. Kuna selline number nagu 1500 eurot on siin, siis on mõttes ainult see. Nii, selle võrra reetis mulle nüüd produktsioon ette, et kui meil oli ennem ette näidatud, et sisaldab vähemalt ühte A-tähte, nüüd reedeti ette täpselt üks A-täht. Täpi pealt üks A-täht on selles õiges vastuses olemas, nii et nüüd otsime siis ainult selliseid loomariigi esindajaid, mis on võimalik neid tähti kasutades üles leida. A-täht kindlasti, A-täht ainult ühekordselt. Ülejäänud tähti võid kasutada kas või korduvalt. Aga ära kasuta siis neid, ära ütle liinile mulle neid vastuseid, mis on jõudnud juba tahvlile, kuna need on osutunud valedeks vastusteks. Ümbrik on endiselt kinni, suletud, seal on peidus mingi loomariigi esindaja. Kui sina pakud selle õige vastuse mulle liini pidi ette, siis on sinu oma 1500 eurot. Ole ka julgelt siia liinipidi teel. Kui sul on vanus 18 aasta võrra, siis täna tasub kallistele vaata, täna tasub tegutseda, täna tasub helistada, kuna 1500 eurot. Selle ma saan siit välja lennutada kohe, kui ütled mul õige vastuse. Ma nii loodan, et keegi arvab ära selle õige vastuse. Juhul, kui läheks halvasti ja keegi ei arvaks ära, siis tõstame selle auhinnafondi homsesse hommikusaatesse TV3. Aga ma loodan, et nüüd arvatakse ära. Teil on aega veel natukene. Mänguaega pikalt ei ole. Kell tiksub, püüdes päeva kinni. 1500 eurot endiselt püsib seal nii kaua, kui ütled mul õige vastuse. Ma ootan kallistele vaataja sind siia koos vastusega, mis on neid tähti kasutades. Mingi loomariigi esindaja, mis veel ei ole tahvlile kirjutatud. Ütle julgelt ette. See võib olla just see, mida me täna otsime. Ja mõelge siis laiemalt. Kui leidsid silmad mingi imeliku looma, paku ka see välja. Eksisteerivad loomad. Dinosaurus on ainukene, mida siia tahvlile ma ei oleks tahtnud isegi kirjutada, aga igaks juhuks kirjutasin üles. Ära paku välja surnud loomi siis. Mingi loomariigi esindaja on ümbrikus peidus. Mis on sinna täna peidetud? See on kallistele vaataja sinu töö ära arvata. Ümbrik on veel peidus. Mis on seal? Tahaks lahti teha. Tahaks lahti kiskuda ja sinu poole lennutada 1500 eurot. Kes pakub? Mida pakub? Kas teenid endale 1500 eurot? Ma loodan nii. Kohe peatselt saab see toimuma, kuna saateaeg saab läbi. Ma loodan nii, et on õige vastust veel juba siia. Kui veel ei ole, siis jõuad tegutseda, jõuad veel otsida. Jõuad ka välja valida 9.00.10.20. See tasub mällu panna, siis on kiirel hetkel kohe, kui vastus käes, võimalus sul välja valida. Ühendada ennast siia võidustuudioga 9.00.10.20. Korduvalt võite ka helistada, korduvalt võite ka pakkuda, korduvalt võite ka võita sama saate jooksul. Peasit on vanust 18 aasta võrra ja üks vastus. Hallo, ilusat neljapäeva. Kes olete teie ja mis on õige vastus ümbrikus olemas? Mina olen Rutt ja pakun koala. Rutt pakub koala. Kontrollime üle, kas on koala. Ei olnud kahjuks koala, aga hea pakkumine. Muideks kahjuks televaatajad, seal on enam kui üks A-täht olemas. Koala. Nii et täpselt üks A-täht. Jälgige. Ülesanne on siin ja selle üleval on vihje ka. Jälgige. Koala. Ma kirjutan üles, aga jah, see ei oleks võimalustki olnud, et see oleks õige vastus. Koala. Siin ta on tahvlil, aga tahvlil on ka üks õige vastus ümbrikus peidus. Nii et otsige siis loomariigi esindajad, milles on täpselt üks A-täht olemas. Kuna ümbrikus olevas õiges vastuses on täpselt üks A-täht ja rahasumma on võita sul võimalik ainult selle vastuse puhul, mis on siin olemas. Nii et palun kasuta ainult ühte A-tähte, kuna nüüd on teada täpselt ühe A-tähega. Kas reedab veel midagi produktsioon ette? Nüüd vähemalt selle võrra teatas ta, et tõepoolest täpselt üks A-täht. Mis on küll ülejääd tähed, mis on tarvis võtta kasutusele siit. See on sinu töö ära arvata, see on sinu töö. Paku julgelt välja. Paku julgelt välja. Üks vastus võib muuta sinu elu. Üks kõne võib muuta sinu elu 1500 euro võrra rikkamaks. Tee see ära.
kui on täna mänguvaim sees ja sul on 18 aasta võrra vanust ja tead ka, et tegu on tasulise numbriga 2 eurot ja 50 senti on iga registreeritud kõne siia poole. Küll aga on 1500 eurot laekunud ja see on üle listi sinu oma. Kui ütled selle õige vastuse, mis on ümbrikus olemas? Selles vastuses on siis täpselt üks A-täht, ülejäänud tähed on siin ja selle võrra me teame, et need vastused, mis on tahvlil, on valed. Vaatame, kas seal on sellist vastust, kus on täpselt üks A-täht. Ahv, kotkas, leopard, dinosaurus, madu, elevant, karu, ai, hamster, siga, rebane. Need on siis vastused, mis võiks olla õiged vastused, aga need ei ole. Mingi muu peidab ennast ümbrikus siiamaani ja sinu töö. Kui sirvid neid tähti sa leiad üles, usu kallistele vaata endasse, et sul on võimalus võita 1500 eurot. Kui sa usud, leiad sealt mingi loomariigi esindaja. See on täiesti võimalik, et see on just see, mida me täna otsime ja täna me otsime midagi, mis on seal peidus. Õige vastus ümbrikus. Sinu töö on ära arvata see. Ja muidugi seda võib toimuda ainult sel moel, kui valid välja 9.00.10.20. Otse-eetrisse on tarvis jõuda siis sinu õige vastus. Ole julgelt siia poole teele, paku välja. Paku välja, mis seal on. Minul hakkab keel sõlme minema, joome vett vahepeal. Teie ka. Ahvil annaks banaani ka siia kätte, aga ise võtame ka mingit söögi asja hamballa. Hallo, ilusat hommikut teile sinna, kes olete teie. Mis on õige vastus? Kass. Kass pakutakse alles nüüd saates välja, väga hea. Kontrollib üle. Mis toimub? Kass pakuti välja, ei tea, mis toimus, aga kass ei olnud täna. Kass helistas 2 korda. Mulle meeldib. Aitäh vastusest. Pakkuge ka uuesti, pakkuge julgelt veel midagi. Lemmikloom kass jõuab tahvlile. Osutus ka valeks vastuseks, kuigi seal on üks A-täht täpselt olemas, selles mõttes kuulasime ilusasti reegleid. Jätkame samas vaimus, kuna vastus on siiamaani peidus veel ümbrikus ja 1500 eurot on välja lennutamata. Anna põhjus mul ümbrik lahti teha ja sinu poole teele saata 1500 eurot. Olgu see sinu oma. Kui sinul on vanust 18 aasta võrra vähemalt, tead, et tegu on tasulise numbriga. Mingi vastus ka, mis veel ei ole tahvlile jõudnud, neid tähti kasutades. A-tähte ühekordselt, ülejäänud tähti võid kasutada kas või korduvalt, aga peaasi, et saad vastusega otse eetrisse võidustuudiosse. Hallo, kes seal Poliini? Mina siinpool. Siin, ja mis on pakkumine? Mis on õige vastus? Mina pakun ahm. Ahm pakutakse välja, kontrollime üle. Ei olnud kahjuks ahm, aga huvitav hea pakkumine. Mina nägin umbes 6 aega tagasi elus esimest korda ahm looma. Ahma. Ta on huvitav, ta on natuke nagu minikaru. Ta paterdas nii imelikul moel. Ma vaatasin, kährik on pa suure võitu, aga ei olnud. See oli hoopis ahm. Huvitav loom, väga huvitav. Oih, üks täht on liiga palju siin. Ma kirjutan uuesti selle siia. See oli nii valesti kirjutatud. Kuna ma rääkisin samal ajal. Ahmon ja ülejäänud loomad ka siin tahvlil kõik valed olemas, aga mingi vastus. See kallistele vaataja on sinul tarvis välja võluda. Sirvi need tähed üle, tirisab mingid tähed välja. A-täht ühekordselt, ülejäänusid võid kasutada kas või korduvalt. Peaasit on mingi vastus. Mingi vastus, mis veel tahvlil ei ole, küll aga on ta seal tahvlil ümbrikus olemas. Õige vastus ümbrikus. 1500 eurot saab kellega omaks. Nüüd tasub olla aktiivne, nüüd tasub mängida. Sellist auhinnafondi pole me varasemalt näinud siin hommikusaates. Kui mu mälu petlik on, ütle seda mulle, aga ma ei usu. Ma olen üpriski kindel, et 1500 on see rekordsumma igatahes. Suurepärane, imepärane summa seal ja keegi olgu liini pidi seal oma vastusega ka kohe peatselt. Mis on see vastus? Kasuta neid tähti. Ole täisjaalne. Võida endale 1500 eurot. Kohe peatselt ma loodan. Kuna saataeg hakkab ju kohe läbi saama. Kell on tõepoolest tiksunud selle võrra kärmelt järjekordselt. Need seierid marsivad nagu ma ei tea, mis soldatid. Aga sinu töö on veel pooleli. Töömaa on siin. Ilusad värvilised tähed. Mänguaeg saab läbi ja nüüd on tarvis ära arvata see õige vastus. Nüüd on tarvis. Juhul, kui vastus ei lähe täppi,
saate lõpuni välja ükski vastus, siis võtame selle auhinnafondi ja viime selle homme hommikusse saatesse TV3 võidustuudiosse 9.00, siis tasub platsis olla, aga ma loodan, et seal on väiksem summa homme hommikul, kuna ma tahan seda nüüd välja jagada. Üks vastus on puudu, milline on see vastus, mis on seal õige vastus ümbrikus olemas, kasuta neid tähti, sa saad sellega hakkama, ma soovin raha välja lennutada ja peatselt peab see toimuma. 3-minutiline kell, paneme käima 3, 2, 1, 0 nüüd. 3 minutit on aega, telefon kätte haarata, valmis toksida 9.00, 10.20, kas või korduvalt peaasi, et saad liinile mingi vastusega, milles on vähemalt üks A-täht olemas, ülejäänusid tähti siit võid kasutada kas või korduvalt, aga peaasi, et on vastus selline, mis veel tahvlile ei ole jõudnud. Siin on ahvist ahmani igasuguseid loomi, vaata üle. Ära kasuta korduvalt, aga üks uus loomariigi esindaja. Ainult Kotkas on jõudnud 2 korda siia eetrisse, nii et väga hästi oleme mänginud täna, väga hästi olgu mängitud lõpuni välja, kuna õige vastus, see on jõudmata siiamaani veel siia auhinna saatesse. No igatahes auhinnafond on vähemalt alles ja sinul on 2 minutit 22 sekundit alles aega. Nüüd võta telefon kätte, kui sul on vanust ja tead, et tegu on tasulise numbriga. Vanust tõuame 18 aasta võrra ja registreeritud kõne siia poole maksab 2,50 €. 1500 € on aga see summa, mida ilma mingi komata, ühtegi koma seal vahepeal ei ole, 4-kohaline number, selle ma saadan sinu poole teele kohe, kui pakud välja õige vastuse. Veel jõuad, hetk on aega, minut 55 sekundit. Nüüd tasub tegutseda. Ma tõepoolest, ma südamest loodan, ma saan selle välja lennutada siit, siis saame rahulikult hea meelega süüa. Sina 1500 € võrra lausa. Tagant järgi tuleb raha, igatahes tuleb, aga nüüd tasub tegutseda. Minut 40 on täpselt seal. Minut aega, 39 sekundit on sinul aega välja valida. 9.00, 10.20 mänguaeg saab kallistele vaata kohe läbi. Nüüd tasub tegutseda ja nüüd tasub valmis vaadata see vastus. See on oluline, et on mingi vastus olemas. Ja mingi vastus, mingu see siis täppi ja olgu see seal ümbrikus olemas. Õige vastus ümbrik, kohe peatselt teen lahti. Võtangi kohe kätte selle. Ja kui sina pakud selle täppi, saab 1500 € sinu omaks. Olgu see sinu oma. Minut aega, 11 sekundit oli kellas. Nüüd tegutse kallistele vaataja. Kui oled kunagi tahtnud mängida meie mänge, siis olgu see täna see, kui sa võtad selle telefoni kätte ja valid välja 9.00, 10.20. Vanust peab sul olema ja pidama ka meeles pead, et tegu on tasulise numbriga. Muidu aga olgu hea mänguvaim sees ja vastus ka õige. 1500 € on tarvis välja lennutada. 50 sekundit on kellas aega. Olge aktiivsed, vaadake neid tähti. Vaadake neid tähti ja ära korduvalt, mis on tahvlil jõudnud, ära neid paku. Mingi vastus, milles on täpselt üks A-täht olemas. Õiges vastuses on üks A-täht, täppi pealt üks, ilma täppideta A-täht. Üks ainuke A-täht ja kellas on aega 28 sekundit. Nüüd tasub tegutseda. Ja kui saad liinile, ütle kohe oma vastus, kontrollime üle. Tahan ümbriku lahti kiskuda ja palju õnne soovida kellegile. 15 sekundi jooksul ma loodan, et see saab tehtud. 15 sekundit muutus 9 sekundiks, aga selle võrra on küll 1500 € on auhinnafondis ja üks vastus on puudu. 4 sekundit, 2 sekundit, 1 sekund ja nüüd läheb kell 0, võtame telefoni haara sina veel kätte, veel jõuad nii kaua, kui pole helisenud stuudioliini telefon siin, nii kaua on sinul võimalus välja valida 9.00, 10.20, peaasi, et saad liinile koos vastusega ja kui saad liinile, ütle kohe oma vastuse, siis ma teen ümbriku lahti ja vaatame, kas on õige ja kui jääb aega üle, lobiseme veel rohkemgi. Eks näis, kuidas välja kukub. Ma loodan, et kukub õige vastus siia otseetrisse kohe peatselt. Olgu sinul õige vastus, kuna selle puhul saan välja lennutada 1500 € sinu poole teele saata. Ütle palun kohe oma vastus, siis veel jõuad 9.00, 10.20 välja valida. Kohe, kui on kõne siia poole teele kohe, siis läheb sinul ka see võimalus kaotsi, aga veel on 1500 € võimalik ka sinu oma alla 9.00, 10.20 välja valides, kas või korduvalt veel jõuab. Ole täisealine, pea ka meeles, tegu on tasulise numbriga. Ja pakkuge vastus, kus oled pärit või kes oled sina, neid ütlema ei pea, produktsioon küsib tagantjärgi nagunii üle. Aga oluline on, et õige vastus jõuab siia otse-eetrisse. Liini pidi saab see tehtud, ma loodan, kohe peatselt. Palju õnne siis kõigile, kes on siia teele, kellel on kõige rohkem tarvis seda summat. Ma loodan, et on õige vastus olemas. Ja kui ei ole, siis tirime homsesse selle summa. Alustame hommikul selle summaga, aga ma loodan, et nüüd saame välja jagada seda. Aga jah,
Homme hommikul 1500 siis sellel juhul, kui on vale vastus. Kui on õige vastus, siis vaatame. Hallo, mis on õige vastus? Laiskloom. Laiskloom? Ei olnud kahjuks laiskloom, aga vesihark oli õige vastus. Aga see tähendab ju kallid televaatajad seda. Kahjuks, aga homme hommikul, kas sinul kallis televaataja, kes helistasid praegu, on võimalik võita 1500. Selle säilitame homme hommikul 9.00 TV3-ga Võidustuudio. Mängime seda. Aga tänapäeval on võimalus mängida TV6-ga 2-3-ni. Mingi teise summaga, teise mänguga. Kindla peale tasub homme hommikul reedel endaga koju kaasa viia 1500 eurot. Ole homme hommikul TV3-ga platsis. Nii et näeme siis. Tšau, tšau. TV6-ga 2-3-ni ka. Tšau. Elu on ikka seiklus. Tanker teeb elu kergemaks. Kerge, hele elu. Nii, meil on teile super suur uudis. Kuidas sulle meeldiks kõik see? Me leidsime maja! Ja me teeme selle korda. Mitte selle, korralikuma. Tõepoolest, Veronika ja Harri on oma elule Hispaanias toonud juurde vunki ja väljakutset. No siin ei ole sõrga vajagi. Selle hooaja alguses ostis paar Veles Malagasse vana maja, mida nüüd hoole ja armastuse ning higipisaratega renoveeritakse. Et see, kuidas siin vanasti on ehitatud, siin on näha. Siin on ju tühjus taga. Täpsemalt vaadata, siis kuidagi on õnnestunud inimestel panna plaadid mulla külge. Nüüd aga hakkab hullem mööda saama ja maja võtab ilmet, mis tähendab, et Veronika ja Harri loodavad just televaatajate seast leida majale ka ostja. Väljakutse järel, aga ehk oligi siiani päikeserannikul kulgemine liiga sujuv. Viimased kuud on toonud Tiiduste ellu rohkelt stressi nii äri kui ka pereelus. Aga pead norgu pole mõtet lasta, sest nagu Harri ütleb, kui on raske, siis tööta palju, mine hilja magama, tõuse vara üles ja vaebla Pepu kasju. Harri kuldsed sõnad. Hispaanias on lõpuks kätte jõudnud kevad, aga ka märtsikuus on olnud 3 nädalat jutti kestvad sajuhood ning taevaski ootamatult pilvine. Üleüldse on see 3. aastaring siin Costa del Soli päikeserannikul möödunud hoopis teistes toonides ja tempos kui varasemad. Sombune, kõik on sombune, üldse ei taha õue minna. No, päike vaikselt vähemalt kiilub, aga terve see nädal lubati sellist. Eelmine aasta märtsis oli meil täpselt sama asi. See oli märtsi lõpus, Eestis oli kuumalaine, meil oli vihmalaine. Siin oli 12 kraadi sooja, Lõuna-Eestis oli 22 kraadi sooja. Võta nüüd näpust. Kõige hullem oli vist novembris, kui oli see Valencia uputus ja siis päev või 2 hiljem oli meil siin uputus. Nii, nüüd vist hakkab sadama. Siis oli küll natuke maailma lõpu tunne, et... nüüd vist võib öelda, et tuleb, et... Ja ma arvan, et eks see võib-olla mõjutas kindlasti ka päris palju turismi, et kes oli endale vaadanud võib-olla pileti siia ja siis ju ülejäänud maailmas oli ikkagi päris õudseid pilte kuvatime sellest, mis siin toimus. Malagas vist oli järsku 1 hukkunu, aga Valencias oli 100 ju. Ja nüüd on märts on ka vist mingi viimase, ma ei tea, 30 aasta kõige vihmasem kuu olnud. Jah, aga veereservaarid on kõik täis või mitte täis, aga ilusad, mahlased. Kõik on roheline. Kõik on mega roheline. Kõik õitseb, loodus on rõõmus.
nagu mingi performance. On ikka raske olnud vahepeal, sest et algus oli lihtsalt nii ütlemata hea, me olime lihtsalt niimoodi. Et ikkagi, et kui sa väga kõrgel oled, siis on ka kõrgelt alla kukkumine, nii et saime ka kukkumist siin, kui me panime ühe poe kinni. See sein siit, värv tuli kõik maha. Ja kui see alla minna, siin ikka korralikult haiseb. No vaata, mis siin toimub. Huvitav, kas meil on seda kunagi veel kuskil vaja või? Paneme rõdule valguskasti suure. Esa on süsteema.